Natura lõõtsaga alusplaadid võimaldavad teie stoomikoti hõlpsalt alusplaadi külge kinnitada, ilma et see avaldaks survet kõhuseinale. Seetõttu sobivad need stoomidele vahetult pärast operatsiooni, sõrmede vähenenud tundlikkuse ja nõrkade kõhulihastega stoomiga patsientidele või neile, kellel on stoomikoti alusplaadile seadmisega probleeme. Need sobivad hästi ka neile, kes hooldavad stoomipatsiente. Tänu alusplaadi lõõtsa otsale klõpsate stoomikoti rõnga lihtsalt alusplaadi rõnga külge, ilma et peaksite kõhule vajutama. Seejärel surute alusplaadi lõõtsa osa kokku ja nii on alusplaat täiesti diskreetne. Alusplaadid on valmistatud looduslike koostisosi sisaldavast patenteeritud materjalist Stoma Adhesive. Seetõttu on neil nahasõbralik toime. Tänu alusplaadi õhemale servale, mis kopeerib ideaalselt isegi ebaühtlast kõhupiirkonda, püsib see paigal väga hästi. Alusplaat on ühtlasi kumer ja seetõttu sobib stoomiga patsiendile, kellel on kõhuseina pinnast madalam stoom, nõnda nimetatud sisselangenud stoom. Stoomi lõigatava alusplaadi ettevalmistamine on lihtne. Kõigepealt peame eemaldama vana stoomi hooldustoote nahalt, kasutades kõige paremini sobivat stoomi hoolduse eemaldusvahendit. Oluline on põhjalikult eemaldada kõik vana stoomitoote jäljed. Seejärel peseme naha sooja vee ja seebiga ning kuivatame. Siis saame valmistada ette uue stoomi hooldustoote. Kui kasutame alt lahtist ileostoomi stoomikotti, sulgeme selle äravoolu enne uue stoomikotti kleepimist nahale. Alt tühjeneva ileostoomikoti beeži tugevdatud riba pöörata 3 korda klapi suunas. Seejärel surume klapi sulguri väljalaske sulgurile ja vajutame need 2 kinnitust hästi kokku, nii et väljalaske ava on kindlalt suletud. Õiget sulgumise klõpsu kuuleme ja tunneme sõrmedega. Seejärel paneme mõlemad pöidlad tagumise stoomikoti taskuservadesse ja keerame seda nii, et väljutusava oleks peidetud. Nii tagame väiksema stoomikoti täieliku ohutuse ja mugavuse. Stoomikoti tagasipööramisega vabastame suletud väljutusava. Klapi abil eraldame sulgurribad teineteisest ja vabastame äravoolu. Tugevdusribade surumisega teineteise vastu avame väljavoolu ja tühjendame stoomikotti. Seejärel puhastame stoomikoti väljutusava põhjalikult ja kuivatame. Enne taas sulgemist peab stoomikoti väljutusava olema puhas ja kuiv. Urostoomi stoomikoti sulgemiseks paneme lihtsalt korgi stoomikoti tühjenduse avasse. Ühendamist öise kogumiskotiga näitame selle video lõpus. Stoomi läbimõõdu mõõtmise hõlbustamiseks kasutame paberist šablooni, mille voldime horisontaalselt pooleks. Asetame šablooni stoomile nii, et selles olev ava vastaks ligikaudu stoomi keskosale ja tähistame stoomi serva markeriga. Mõõdu saamiseks vertikaalsuunas teostame sama protseduuri. Näidatud punktide ühendamise teel saame stoomi optimaalse läbimõõdu ja pärast lõikamist sobiliku kuju ja suurusega šablooni. Esmalt kinnitame šablooni stoomile ja kontrollime suuruse õigsust. Seejärel kanname välja lõigatud ava alusplaadi tagumise poole paberile. Lõikame täpselt mööda märgitud joont ja silume alusplaadi servad. Välja lõigatud ava peaks olema stoomist maksimaalselt 2 mm suurem. Asetame stoomi alusplaadi nahale ja kontrollime, kas alusplaadi ava vastab stoomi suurusele ja kujule. On oluline, et stoomi vahetus läheduses olev nahk oleks kaetud stoomi hooldustootega, et vältida selle ärritamist väljuvate fekaalide või uriiniga. Enne alusplaadi kleepimist töötleme nahka Silesse sprei või Convakier nahka kaitsva vedelikuga immutatud salvrätikutega ja laseme sellel nahal mõnda aega kuivada. Seejärel võtame kinni alusplaadi esiküljest rõngaservast ja eemaldame alles nüüd tagumise kattepaberi välja lõigatud alusplaadil. Me ei puuduta alusplaadi kleepuvat pinda enam sõrmedega. Pärast alusplaadi kleepimist puhtale ja kuivale nahale surume kõigepealt kergelt alusplaadi keskel olevale kleeposale, et vältida väljaheite või uriinileket ootamatul väljumisel. Vajutame sellele mitu korda sõrmedega ja surume seejärel alusplaadi ettevaatlikult kogu nahapinnale. Kui me lõikame vajalikust suurema ava, võime alusplaadi ja stoomi vahele kanda tasanduspastat. Leke alusplaadi all hävitaks kogu töö ja me peaksime protseduuri kordama uue stoomi hooldustootega. Pärast alusplaadi õige kleepuvuse kontrollimist kinnitame sobiva läbimõõduga stoomikoti. Stoomikoti hõlpsamaks kinnitamiseks võime alusplaadi ja stoomikoti rõngast niisutada veega. Õige paigaldamise tunnus on iseloomulik klõps. Kontrollaken võimaldab meil kontrollida, kas kleebime stoomi hooldustoote õigesti ja samal ajal võimaldab meil vajadusel igal ajal kontrollida oma stoomi olukorda ja stoomikoti sisu. Igas stoomikottide pakendis on filtrikleebised. Filtri töövõime säilitamiseks on oluline, et filter oleks alati enne veega kokkupuudet
näiteks suplemisel, ujumisel või duši all käimisel, kaetud kleebisega. Kui stoomikott on kuivanud, eemaldame kleebise. Kaheosalisel stoomikotil on kinnitusrihma jaoks aasad, mis tagavad toote kandmisel veelgi parema fikseerimise. Võta karbist ühenduslüli, mis on igas urostoomikottide pakendis ja eemalda lühike, läbipaistev toruge öökoti vooliku otsast. Kaasas olev valge otsaga ühenduslüli suruge urostoomikoti väljutusava otsa, kuuldes klõpsu. Ühendage urostoomi kogumiskott öökotiga. Proovige Convateci erinevaid stoomihooldusvahendeid. Helistage meie tasuta infoliinile 800 30 30.